ma näitan teile midagi. Total 11 965. Just nii palju kilomeetrid olen ma nüüd läbinud selle rattaga. See tähendab kahte asja. See tähendab seda, et sel aastal jäi mu läbisõit kahjuks väiksemaks kui läinud aastal või hooajal. Kui läinud hooajal sõitsin 7500 ja nüüd on 12 000 ees, siis matemaatikad juba teavad, kui palju kilomeetreid ma sel hooajal läbinud olen. Teine asi, mida see tähendab, on see, et mul tuleb nüüd teha 12 000 kilomeetri hooldus sellele rattale. Ja selleks olen ma juba aja planeerinud Honda keskuses, selles samas poes või keskuses, kust ma oma ratta 2024. aasta kevadel siis ostsin. Ja nüüd lähen ma sinna tagasi, et teha üks rida hooldusi ära. Vot, mis tähendab jällegi seda, et see 12 000 ei jää sel hooajal veel viimaseks, et natuke tuleb sinna juurde küll, et Pärnust Tallinna ja tagasi ja mine tea, äkki veel kuhugi. Vot, aga nüüd teele. Tallinnasse jõudsin tund aega varem, aga see-eest öeldi mulle Honda Centerist, et neil läheb jälle tund aega kauem, mistõttu tuli mul nüüd 4 tundi kuidagi parajaks teha. Kohvi juues, porksi süües ja jalutades. Aga 4 tundi hiljem ootas ratas mind seal, kuhu ma ta jätnud olin. Hooldatud ja sõiduvalmis, algas teekond kodu poole. Iga minuti ja läbitud kilomeetriga läks silm aina pimedamaks ja pimedamaks.
noh, ratas ei jäänud just väga kauaks puhtaks. Aga selle ratta eesmärk ei olegi olla puhas. Ja seal olen kuskil poolel teel nüüd tagasi Tallinnast. 12 000 kilomeetri hooldus on tehtud. Ühesõnaga ratas on järgmiseks hooajaks valmis. Aga see hooaeg ei ole veel lõppenud. Nagu juuresolevalt pildilt näha on või siis just pole, ei ole CRF-i esilaternast kehvades valgusoludest just palju tolku. Tagasi Pärnus 12 000 kilomeetri hooldus tehtud. Vaatan, mis tehti. Mis siis tehti? Siin ma olen ise täitnud. Aga siin hopsti. Tempel all, allkiri all. Tempel peal, allkiri all. Ja 12 000 hooldus 12 127 kilomeetri pealt. Ja kokku läks värk mul maksma 253 eurot. Ja mis selle eest siis tehti? Vahetatud õlifilter, õlifiltri tihend, õlikorgi seib, mootoriõli, õhufilter. Noh, need kõik on siuksed asjad, mida ma olen siiamaani ise teinud. Ratas pestud, seda ma olen ka teinud. Ketijooks kontrollitud, hooldatud, noh, seda ma olen ka teinud. Rehvirõhud, pidurid, kodarad, poldid, mutrid kontrollitud. Nojah, eks ma ise ka rehvirõhku kontrollin ja pumpan. Kõik liikuvad osad määritud, no see kõlab väga hästi. Ja teostatud CRF 300L hooajaline hoolduspakett. See vist ongi see pakett. Aga isegi kui ma olen ise kõiki neid asju teinud ja oskan teha ja oleks võinud teha, siis tegelikult mul saab kevadel garantiiaeg läbi. Ja ühe korra võiks ikka selle templi siia sisse saada. Et ratas on ametlikust töökojast läbi käinud ja kõik on korras. Et ja noh, nüüd mul ei ole muret ka, ma oleks pidanud nagunii ju selle õli ära vahetama. Talveks ei jäta vana õli sisse loksuma. Nüüd on uus õli sees, uus filter ka. Noh, sõidan veel sel hooajal palju sõidan, siis jääb ta mõneks ajaks ootama lume sulamist. Ja siis ma saan ju kohe jälle, hops, vajutan süüdet ja lähen. Ma tean, et rattaga on kõik korras, uued mahalad sees, kõik on määritud, kõik toimib. Et ma arvan, et see hingerahu on ka seda 253 eurot väärt. Võt nii. Et selle pärast ma käisingi. Aga näeme Tetil või kuskil mujal.